Tere tulemast, mina olen Tarmo Jõulu ja ma olen selline ehitushuviline ehitusinsener, et minuni siis jõudis see tänane kokkusaamine Marise kaudu, kellega me oleme mitmel objektil tegelenud siis järelevalvega. Maris tegeleb muinsuskaitse järelevalvega ja mina olen volitatud insener 8, tegelen hommikust õhtuni ehitusjärelevalvega. Mõnel juhul olen liitunud tellijaga siis ka juba projekteerimise staadiumis ja aeg-ajalt teen ka ehitushanke, valime selle ehitaja välja, aitan lepingut teha ja põhitöö on ikkagi, mis on minu kirg, on see sama ehitusplats, eks ju, nii et täna ma olen oma ühes igapäeva ehitusplatsil, eks. Ja et paluti rääkida siis omaniku järelevalvest või selle vaatenurgast või küsimusest, eks, et ja kuidas siis asja ette valmistada, et ma ei hakanud meelega kirjutama välja mingid punkte nagu näiteks ehitusseadusest või omaniku järelevalve korrast, sest mul on oma kriitiline suhtumine sellesse nagu paberisse kui dokumenti, et kui sealt võtta see kas või see määrus lahti, siis omaniku järelevalve peaks juhinduma, ja kuulake nüüd, kõikidest standarditest ja määrustest. Omaniku järelevalve, ma tahan öelda, et on ka inimene, mina ei suuda juhinduda kõikidest standarditest ja määrustest, eks, et meil nüüd selles esimeses etapis tekib projekt ja siis me saame tutvume selle projektiga, igal ütleme, seotud osapoolel tekib sellest asjast oma nägemus, tal tekivad oma mõtted, ta hakkab kohe püüritama, et ahah, seda ma olen seal teinud, seda ma olen seal, oi, aga see on siin niimoodi lahendatud, väga huvitav, et siin peaks natuke midagi teistmoodi tegema. Ja suuresti projekt ongi meil selle asja aluseks, aga ma tahaks hoopis tuua nagu teise mõõtme sellesse asjasse sisse, et sellel omaniku järelevalve tegemisel, et me peaksime endale kõigepealt mõtestama, et mis võiks tema roll olla, et kas omaniku järelevalvel on see kohustus, et ta kontrollib kvaliteeti, kontrollib ehitamist, kontrollib dokumenteerimist, aga minu meelest ei ole ühte põhilist asja seal kohustustena nii kirjas. Seal on tohutu hulk vastutusi pandud selles määruses, mida omaniku järelevalve peaks tegema. Minu meelest peaks olema üks mõte kirjas seal kõige esimesena, et ta peaks olema mõtlev inimene. Et ta tuleks ja oleks meeskonna liige ja aitaks seda protsessi oma siis selle vaatevinklist nagu läbi viia ja neid asju mõelda, et võtame selle objekti, mis siin täna on ja kuna see on väga nii-öelda praktiline, et me toome ühest, teisest, kolmandast, neljandast kohast näiteid ja minu meelest see ongi, mis selle, ma ei tea, ütleme selle ameti või selle töö teeb nagu huvitavaks, põnevaks ja see on see koht, kus lihtsalt kortermaja, kus näiteks projekteerimisettevõte, kes on teinud 20 aastat projekteerinud ja on selle teinud valmis, see ei ole kaugelt nii huvitav, kui sa pead hakkama midagi restaureerima. Ma räägin natukene sellest restaureerimise nagu suuna pealt, sellepärast, et see on siis see täna see põhiline fookus nagu on, et kõige põnevam ongi see, et kui siin olid näited, et teeme ja siis on see mingi uks, kuramus, mingi kamber. Siis õnneks on olemas inimesed, kes mõtlevad selle ajaloo ja selle poole peale, mina seda valdkonda väga ei tunne ja ei tegele sellega, aga mul on hakkab peas kohe mõtted kerima, et kuidas me nüüd, et kuidas, mis nüüd edasi, ruum, kas me saame seda kasutusse võtta, kus me saame ligipääsu, kuidas me siin piltlikult teeme sügavamaks midagi, saame kasutusele võtta, et ütleme see praktiline pool ja see inseneri pool on see, mis siis pakub selle asja nagu lahendamisel.
ehk et tervikuna ma ise olen küll omaniku järele, peaksin kõike hirmus punktuaalselt kontrollima, et keegi ehitaks projekti järgi, aga ma võtaks selle pinge üldse maha. Teate, projekti järgi ehitamine, see on minu jaoks selline kuiv või ütleme, et nagu juriidiliselt korrektne, aga ma ei tea ühtegi maja, mis oleks lõpuni projekti järgi ehitatud. Mitte ühtegi. Esialgse projekti järgi. Ja seal on see lugu, et me hakkame siis, kuidas seda asja siis lahendada. Aga nüüd mõtleme, et sellele maja omanikule, kindlasti sellele omaniku järelevalvel on kindlasti need rollid, mis on talle nagu seadusega pandud. Mina võin täiesti ausalt öelda ja tunnistada, et mul on väga hea, kui ma pool täidan sellest, mis riik on mulle kohustusi pannud. Ma oleks pidanud kõik oma vara ka juba pantima selle riigile, kui ma peaksin kõiki neid kohustusi täitma, mis seal kirjas on. Et see on väga ilusti kirja pandud, aga tegelikult oleks vaja selle asjade sisu poole peale rohkem minna, et kuidas seda ehitustehniliselt lahendada, kus koha pealt ma tohin läbi puurida, kus näiteks muinsuskaitse objekti või valve all oleva objekti all muinsusväärtuse puhul, kuidas tõmmata see piir. Näiteks alguses oli teil juttu, mis Maris, sina vist ütlesid, et on tehtud ilus uus veranda sinna, et seal pole nagu uksi ees, et kuidas me siis nagu jätame. Minu arust, need küsimused on niisugused nagu tasakaalu ja selle leidmise küsimused, et ma küsin, kuidas arhitekt muidu lahendas selle, jättiski eest lahti või? Nii, aga ma nüüd tahaks natukene nüüd siis juurde mõelda. Vabandust, et ma kõvasti mõtlen, aga ma tahaks öelda, et see on ebapraktiline mulle. Kui ma oleksin selle maja omanik, mul on ebapraktiline, et mul hakkab sealt sisse tuiskama. Me peame ikkagi sinna midagi mõtlema. Nii et me ei saa iga kord projektiga nagu kaasa liikuda, et nii on mõeldud ja nii ma pean tegema ja ma lihtsalt, ma arvan lihtsalt, et sellise asja ettevõtja kindlasti ei olegi, siin need inimesed, kes sellist asja teevad, müts maha nende ees, et neid inimesi nagu jaguvad, kellel on entusiasmi ja sellist asja korda teha, see on ütleme nii, et sügavat kummardust väärt, et selline asi ettevõtta majanduslikult täiesti ebaotstarbekas ettevõtmine. Ma olen 9 hotelli ehitanud, ma ei kujuta ette, millal on hotellitoa tasuvusaeg, eks ju, see on ainult puhas emotsionaalne teema. Ma ise muinsuskaitse objekte, piltlikult öeldes, olen siis ka nagu järelvalvena teinud, Tallinna vanalinnas umbes 10 hoonet, Laini 9, Pikk 1, Pikk 3, Nunne 2, Lai 2, Lai 24, Pikk 29. Kolu mõisa olen 3 aastat renoveerinud. Ka kus töö seisnes selles, et väga hea tellija oli, eks ju, et me istume 8 koosolekut järjest ja valiti puitukse värvi. 1 kord ära. Ei ole see, teine kord ära ja niimoodi 8 korda järjest ja valiti tooni. Tähendab, inimesed tegelesid hingega seda, kõik enamus asju sooviti saada ehedaks. Vanalinnas olid paralleelselt mingid teised tööd olid meil pooleli ja samal ajal tegime Kolu mõise, siis lihtsalt kui leppisime kokku, et kuulge, et me ei viska neid asju prahti, siis me võtsime vanalinnast põrandad ülesse ja viisime Kolu mõise. Seal oli elada inimene, kes hakkas naelu välja tirima sealt ja parandama ja plommima ja lõpuks siis keegi ei taha oma masinat rikkuda, seal on ikka mingid metallid või mingid terad või mingid asjad sees, siis käsitsi tehti valmis. Ja uskuge mind, et, et, noh, et, 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 et,
200 aastat vana laud, eks ju, leidis uue hingamise Kolumõisa põrandas, eks ju, no, et raamatukogu põrandas, eks ju, no, et see ongi selle siis nüüd väärtus ja kus ma nüüd, mida ma nüüd räägin siis sellest omaniku järelevalvest, eks ju, no, et milles seisneb omaniku järelevalve, aga nüüd tuleb see roll sinna sisse, eks ju, et kui siin ka käia, teil on uued puitseinad, teil on OSB, teil on kipsid, on ju, teil on, ma ei tea, mingite täiendavate avade tegemine, sildamised ja edasi, et seal on see pool, kus on siis see inseneri küsimus sees, need lahendused on andnud teile konstruktor ja minu ülesanne on siis see, et noh, ma leian, et väga tähtis asi tegelikult selles toimetamises on dokumenteerimine. Minu ülesanne on ajada taga seda ehitajat, kes teile platsil ehitustööd teeb ja mu enda tööpõhimõte on selles, et ma proovin ehituse alguses selles meeskonnas kokku rääkida, et nädal aega on see teie see viivitus või see aeg, kui te jooksva nädala tööd dokumenteerite ära. Seadus ütleb muide seda, et enne, kui me näiteks piltikudes hakkame, ma ei tea, vahelage varama või midagi seal tegema, et ja lepingud on väga ägedad, et ehitaja peab helistama mulle, teavitama sellest. Mind ei ole vaja üldse teavitadagi. Kui sa oled selle objekti järelevalve, siis sa käid seal, sa oled kursis sellega, sa käid isegi siis, kui see peab midagi ei tehtud või ei valatud või sul ei ole kontrollid, aga sa oled mentaalselt nagu kontaktis sellega, siis mul on ükskõik mitu päeva, sa pead mulle ette helistama, aga mul on oluline, et ma näeks enne seda töö kinni katmist seda tööd. Et ma ei saa sellele ju alla kirjutada, kui ma pole näinud seda, mida te kinni katsite. Ja nüüd see on see vastutuse ja selle pool, ja peaks olema nii, et ehitaja esitab mulle juba dokumendi ette, et tal on kõik joonise järgi armeeritud, ta tahaks hakata ülehomme valama, et tule vaata üle, näe, pildid on siin, dokument on siin, akt on siin, et kas sa annad loa, eks ju. Tegelik elu on ju hoopis teistmoodi. Sa käid seal objektil, kõigil on maru kiire ja siis on lugu selles, et ma lähen vaatan selle armeerimise üle ja ütlen, et kuule, sul on siin kõik hästi või kui on vaja midagi parandada, aga ta teeb siis sealt pildid sellel samal hetkel, kui me seal koos vaatame seda ja ta teeb need dokumendid mulle hiljem. Et sellist ideaalset olukorda, ma ei tea, isegi, et ma olen kõiki ettevõtjaid nagu valvanud, Merko, Dastanda, fundid, kõik, see ettevõtjate hulk on suur, see käekiri on nende ettevõtjate hulgas erinev, aga laias laastus on ikkagi, et kõik need dokumendid ühel hetkel jõuavad, see polegi tähtis, kas ta jõuab kas 5 päeva või 4 päeva või edasi, aga selle järgi ei ole ma veel ühtegi objekti näinud, et mul oleks dokument enne valmis, ülevaatuse hetkel on dokument seal, kõik on täpselt olemas, pildid ka juba tehtud juurde, et kas kirjutan alla, et saada luba valamiseks, sükest asja. Üldiselt see tekib, see dokumenteerimine tekib sellise väikse nihkega alati. Aga juhin tähelepanu, et 10 objektist ühel on ikka vaja hilisemates aastates võtta need dokumendid välja ja kuradi hea, kui need on olemas. Et see on üks, ma ise tunnetan oma tegevuse sees, et kohati see tundub selline nagu norimine, isegi kui ma olen selle ehitajaga, ma ei tea, 5 või 7 korda juba ehitanud koos, eks ju, ja siis ma ütlen, et kuule, see dokumenti pole, et siis ma mõtlengi, ja siis ma olengi natuke see paha inimene, ütlen, et kuulge, tehke ära, ja minu ülesanne tegelikult, riik on pannud mulle selle ülesande, et mina siis vastutan ka selle eest, et ma nõutan need dokumendid välja sellelt ehitajalt, mis on siis, ma ei tea, teile kui omanikule või kelle asjaga seotud inimestele, see on ka hilisemas vajalik materjal. 9 juhul ei olegi vaja välja võtta, aga ühel juhul ikka tekib mingi hetk, et sul on vaja ja jube hea, kui on olemas pildid, kui on olemas korrektselt täidetud kaetud akt,
seal kaetud aktis on väga lihtsad asjad kirjas, et pange sinna sisse, mis alusel te ehitasite. Kes on joonise autor, mis joonised olid aluseks, mis materjali kasutati, et seal on kandevõimed kontrollitud või mida iganes. Pildid juures kõigile ja sulle meenub, ei lähe palju aega, vaatad need dokumendid läbi, õige asi, muidugi oli nii, eks ju. Ja siis sa jõuad jälile, mis see probleem siis nagu sellel asjal on. Ja aga tuleb ka selliseid asju ka minu enda tööst kuskilt lihtsalt satub jumala suvaliselt kätte, ma ei tea, 20 aastat tagasi või 30 aastat tagasi, kui midagi jumal käsitsi tehti läbi 3 kopeeri, ma vaatan, kurat, mul on kõige viimane leht sattunud, ma ei loe siit mitte midagi välja. No, et vanasti oli niimoodi, et oli see dokument oli nii-öelda ise kopeeru, eks ju. No, et 90ndate alguses oli ise, alguses üldse ei olnud. Mina hakkasin 88. ehitamisega tegelema ja siis sihukest asja üldse ei olnud olemas nagu on. No, et arvuti oli siis Pentium, ma ei tea, Pentium 3 või ma ei tea, mis need asjad, flopide peal olid asjad ja projekte veel digitaalselt üldse ei liikunudki, kõik. Ja, 286 oli jah, üks esimesi. Aga selles mõttes aeg on edasi läinud, et täna igapäevatöös kasutame nii projektide haldamiseks kui menetlemiseks eestlaste poolt tehtud, tänaseks küll juba edasi müüdud, aga on süsteem Bauhub, eks ju, ma tahan lihtsalt öelda mõne tehnilise poole ka, et ärge peljake kunagi nagu seda, see maksab 150 eurot kuus on ju, aga kui on joonised niimoodi üleval, et mõelge, kui palju on siin, ma ei tea, inseneri ja tegevaid inimesi, kes peaksid selle projektiga tegema, ühe selle maja peal. Kõik eri osad. No igas ühes töötab vähemalt, ma ei tea, 3-4 inseneritehnilist personali nii-öelda on ju, siis töömehed tahavad vaadata on ju. Ja nüüd, kui ma peaks sellega tegelema niimoodi, et mul on joonised kopeerima, saatma ja nii edasi, nüüd on kõik serveris. Ja ma lähen sinna Bauhubi süsteemi sisse, ma saan teha sealt sisukorra järgi joonised asjad lahti ja nüüd allkirjastamine, jällegi omaniku järelevalve pool, ehitaja enda pool ka, et kuidas ma ilma selleta üldse hakkama saaks. Ilma selleta niimoodi, keegi saadab sulle Dropboxi või Google Drive'i lingi. Need on väga ajamahukad. Ärge minge seda teed, et keegi saadab üle interneti mingisugused joonised ja ole hea, võtta sealt või saada sealt. See on väga ajakulukas. See tänased kaasaegsed süsteemid on niimoodi, et materjal istub ühes kohas. Mina lähen sinna serverisse sisse, teen see kõik tööd ära. Saan oma näiteks, ma ei tea, teostatud tööde aktid, allkirjastada kaetud tööde aktid, ma vaatan läbi, kui mul on märkus, et saan sinna märkuse üles jätta. Aga ma lähen sinna, panen seal allkirja ja tulen selges välja. Ma ei pea midagi enda arvutisse laadima. Et see igapäeva töö ei pea olema nagu ilget töömahukas, nagu on ju, et midagi seal kopeerida, teha ja toimetada, aga see selles mõttes ma olen väga õnnelik, et niisugused võimalused on nagu väga aeg-ajalt tuleb tellijatele selgeks teha, et tuleb neid asju kasutada, sellepärast, et muidu, ma toon teile lihtsalt näite, projekteerija teeb oma asjad, nüüd istub tema serveris asjad üleval, siis kuidas me omavahel suuri faile vahetame, pole võimalik vahetada üle, ma ei tea, 15-17 megabaidi on juba limiidid ees, ei tule läbi, põrkavad tagasi ja nii edasi. Aga nüüd, kui ühes kohas sees istuvad, siis kui ühte dokumenti peaks liigutama niisama ja seda peaks allkirjastama näiteks 4 inimest, siis kõigepealt saadetakse, ehitaja siis vormistab selle, siis ta saadab mulle selle, siis me saadame projekteerijale selle, siis me saadame tellijale selle. Igaüks peaks iga kord tegema enda arvutisse mingisuguse sisukorra ja puu pole mõeldav. Nüüd on seal serveris, see puu on valmis, käite seal sees, vaatate, mul on vaja ventilatsiooni kaetud tööde akti või ventilatsiooni teemat lahendada, ma lähen selle sisukorra järgi sinna sisse, toimetan sealt ära ja ma ei pea mitte midagi kellegile saatma ega tegema, ma saadan lihtsa e-maili, mis ma sealt nägin või sain teada. Aga ütleme, et see on see
see võtab veel aega, on tänasenigi veel sellised projekteerimisi, kus asjad seisavad näiteks projekteerija enda ettevõtte serveris on ju, et antakse küll ligipääs nendele asjadele, aga siis on seal tehnilised küsimused, kes mis versiooni kasutab nagu programmidest ja nii, et seal igal juhul tekivad tehnilised raskused. Aga ma sellele poolele väga ei tahagi nagu tähelepanu juhtida, aga siis mis ma võiksin veel omaniku järelevalve kohta, siin Eloga oli enne juttu, et järelevalve pool, et seadus nagu määrab, et niipea, kui me siis tegeleme ehitusloa kohustusliku projektiga või taotleme kirjalikku nõusolekut, et siis igal juhul on seda järelevalvet nagu vaja. Minu nägemus või küsimus on pigem nii, et mina mõtlen, et kui tellija tahab midagi hakata rajama, ükskõik, kas ta tahab oma suvilat rajada või ta tahab kortermaja või ärihoonet või mõisahoonet, et siis seal ongi see tunnetuse küsimus, et peaks lihtsalt läbi mõtlema, et mis teemat piltlikult öeldes ma valdan ja siis ma vaatan, keda mul oleks vaja siis sinna juurde. Nagu, et see on selles mõttes nagu sellisel juhul ta liigub, et kindlasti on tal projekteerijat vaja, ta juba teab seda, et tal on seda vaja ja üldiselt nii projekteerija, ehitaja kui järelevalve ja viimasel ajal ka juba eriosade järelevalved, eks ju, et kõik kohalikud omavalitsused veel ei nõua, aga tegelikult peaks olema siin ka juba elektritööde kutsega, elektritööde järelevalve, eks ju, et igal pool seda veel ei nõuta ja saab ka piirdutakse auditi ja nõuetekohasuse tunnistustega, aga me sinna bürokraatia poole, selle bürokraatia suurenemise poole oleme kogu aeg teel nagu, et ma ütlen nii, et ma ei tea, 5 või 10 aasta pärast ma ise arvan, et meil on kõik väga by the book, me peame täitma mingisuguseid linnukesi ja sisse kirjutama täpselt, on ju, et ma olen selles mõttes kriitiline selle bürokraatia poole pealt, et ise ka, et kuidas, kui ma ei tea, inimene õpib autot juhtima ja saab autojuhi load, eks ju, et siis ta peaks uuesti 5 aasta pärast siis tõestama, et ta oskab endiselt autoga sõita. Võib-olla need ei ole päris head võrdlused, on ju, aga ma lihtsalt mõtlen sinnamaani, et kui ise olles mitte ükski päev käte peal istunud või kogu aeg ühes samas valdkonnas, ma olen ju makse maksnud, mul on ettevõte, mul on lepingud, on ju, et pank, ma ei tea, kõik asjad on nagu läbipaistvad tänava. Mina ei näe mingit probleemi üldse, mingit isikukaitse andmetes, eks ju, ma olen ju täiesti nagu avalik inimene. Ja siis ma ei mõtlenud, et avalikkusele tuttav, vaid et ma olen ju tegelikult nagu jälgitav või vaadeldav, on ju. Miks ma peaksin siis jälle 5 või 7 aasta pärast tõestama, et ma tõesti olen insener, ma olen hommikust õhtuni ehitusplatsidel ja tegelenud nende projektidega, eks ju. Isegi need projektid on ju kõik ju nii-öelda arhiveeritud ja majad on ka valmis ja nimed on ju ka seal all, kes on valvanud või kes on projekteerinud, eks ju, et see natukene on selline, ma saan aru väga selle koha pealt, et materjalid uuenevad, tehnoloogiad uuenevad, programmid uuenevad, see kõik on väga okei, sellega ma lepin, aga natukene esitan küsimärgi, et miks ma peaksin kuulama loengut, eks ju, inimese loengut, kelle kogemus on 2-aastane. Ma olen ise ka ülikoolist tulnud ja siis ma ei osanud alguses asja, aga siis see on minu meelest natukene niisugune üle võli värk on ju, et see
kutse poole, aga noh, tänaseks nii on ja juhindume sellest, et ilma selleta ei saa, kusjuures mitte keegi, mitte kunagi, mina ei ole teinud ühtegi riigihanget, et selles võttes ma võib-olla olen ka liiga kriitiline, on ju, et ma saan aru, et kui sa teed riigihanget, siis kõik, kui sa esitad riigihanke tingimused, seal on kõik, ja kui sul kõik on korras, siis sa üldse kvalifitseerud sinna, on ju, aga mina ei teagi kogu oma elu jooksul, et keegi oleks kunagi küsinud, et Tarmo, mis kutse sul on? Või kas sul ikka kutse on nagu, et ma ei... No, nende võimalus. Ja ei, seal ma nüüd selle kutse taotlemisega ka, et see kutse taotlemine tegelikult, see kõik on teostatav ja see kõik on ka, me ju oleme loonud endal sellise süsteemi ja see on väga okei. Ma tõstan mütsi maha ehitusinseneride liidu ees, kes on üleüldse suutnud ka sellise süsteemi välja luua, eks ju. No, aga jällegi, olen natukene, olen ühiskonnakriitiline, eks, et vaadake, mis, kui ma ise saaksin kedagi mõjutada või teha, siis on see, et mina teeksin kõik standardid ja normid ja ET-kaardid ja rüllid ja muud asjad. Ma teeksin kõik standardid tasuta. Ma annaksin kogu insenerkonnale, kõikidele projekteerijatele, ehitajatele ja edasi. Ma teeksin neid tasuta. Seda, et ma nüüd et ma teen mingit tööd, eks ju, ja siis mul on teiselt pool juriidiliselt korrektne tellija, kes ütleb, et see pole tehtud selle standardi järgi, selle vuugi laius peab olema 3 millimeetrit ja te olete teinud 1 millimeetri. Ma ütlen, et kas see segab teid kuidagi maja kasutamist või asja, on ju, et ei, standard ütleb nii, te peate tegema nii. Ma ütlen, et aga te ise tahtsite ju peenikest vuuki, teil on kaasaegne uus plaat. Palusite, et me teeme millimeetrise vuugi ja nüüd ma vaidlen temaga. Kujutate ette, kui ma kulutan aega sellele, on ju. Ja siis sealt tulebki see küsimus välja, et kas meil on vaja ja siis mida? Siis ma otsin standardit, kuramust, mul vana standard. Jälle uue otsima. Siis ma ei saa seda kohe kätte, sest mul ei ole võimalik kohe makstes seda standardit kätte saada. Aga ma saaksin sellest standardist väga kiiresti kätte selle oma info, mis mul täna sellel vaidluse hetkel vaja on. Mul ei ole, et võtame uue standardi, vaatame, mis seal siis kirjas on. 3 eurot, 7 eurot ja nii edasi. Et see raha rahaks on ju, aga mul ei ole see kätte saadav. Tänapäeva infoühiskonnas peaks olema elementaarne. Ma lähen arvutisse, võtan selle aja, et ma tahaks seda standardit saada. Ma ei saa, ma pean tellima seda. Siis keegi ei ole seal tööl või ei saa seda makset kätte või mingi värk on ja siis ma ootan seda 3 päeva. Ma olen juba teisel objektil teiste mõtetega nagu on ju, et see on see, mis vajaks riigil veel nagu minu meelest nagu korrastamist või teha nagu on ju, et see siis oleks oluliselt lihtsam tellijatel, projekteerijatel, omaniku järelevalvetel, eks ju, et ja, aga nüüd see meelisteema, see restaureerimine, et ma ise olen ka väikse kiiksuga, et mul on täpselt mitte selline hoone, aga hoone on ootel, et tahaks kunagi ise endale, et kogu elu olete ehitanud teistele ja valvanud ja projekteerinud ja niimoodi, et on sama asi ootel ja aeg-ajalt tuleb stress peale, et see on nagu tekitab sellist vaimset stressi, et kust otsast alustada nagu on ju, ja ma juba tean, eks ju, et kuidas see nagu on, et see algus on raske, aga kui siis jooksma saab, siis on nagu lihtsam, et ma võib-olla oma taustast ma olen paarkümmend aastat ise elanud üle 100 aasta vana talukompleksis või kunagi ostsin selle noore inimesena 27 või 28, kui ostsin talukompleksi, see oli 130 aastat vana ja siis, et kõik, et peaaegu pooled asjad olen seal teinud valesti, et hakkad kuskilt mingit otsa tegema siin eile või enne kolleegidele rääkisin, et kuidas teha puidust aeda, eks ju, ma siin tahtsingi ühe tunnustuse öelda, et minu see selline nagu restaureerimise see huvi sai alguse ja toetuse Eesti Vabaõhumuuseumist. Et
Lembit Joel Kõrgend oli üks puidurestauraator, kellel ma vaatasin alt üles, mina olin siis puidu osas nagu ma olin rumal, ma olen praegu ka rumal, aga ma ei, mul ei olnud mitte mingit kogemust, et kus kuramuse otsast ma peaksin seda pihta hakkama aga siiamaani meenutan, tuli üks rahulik mees, ütles, et kuule, seda oleks mõistlik nii teha, seda oleks mõistlik nii teha. Mul on samamoodi on need üle 100 aasta vanad aknad veel ees, mis hakkavad vägisi ära kukkuma, aga siis selle ajaga, mis on siis nagu selle restaureerimise ajaga, nagu see on kestnud 25 aastat, kestab edasi. Ma olen ehitanud 2 satsi laastukatuseid. Ma tahan nüüd tegelikult minna hoopis selle jutuga, selle omaniku järelevalve jutuga tehniliseks, on see, et kus me siis selle muinsuskaitse asja puhul, mis meie põhiküsimused seal on, meil on tegelikult see sama kaalumise küsimus, et kuidas me teeme. Kas me tahame praktilist, või me tahame ehedat? Tähendab, ma oleks saanud selle rahast juba 2 plekkkatust, kindlasti kivikatuse, mis mul elaks seal edasi, aga mul ei sobi rehemajale. Mul on palk sein, samblaga topitud. Ma tegin laastukatuse, alguses ma ei teadnud, et seda peaks õlitama näiteks, et puude suurte puude all olev pool võtab kiiresti sambla külge. Ja ta eluiga oli mul 17 aastat. Ja siis, kui ma kohtusin mõne inimesega, kes ma ütlesin, et kuidas sa oled seal teinud, kuulen niimoodi. Ja lõpuks ma näen, et on olemas katused, mis on 30 aastat püsinud, eks ju, laastukatused. Et siis sa proovid ja katsetad. Ega mina ei ütle ka, et ma õigesti teen, aga kogu selle asja see mõte või see iva nagu on selles, et kui sul on see kiiks küljes juba, et sa restaureerid ja teed, näiteks ma ei tea, 10 aastat tagasi tegin Viljandisse ühte tehast, vana hoone jäi ette. Mis ma küsisin tellija käest, et ärme seda puitu ära viima, ma tõin terve rekka koormatäie koos haagisega, selle vana puidu lihtsalt oma taluhoovi, see on mul staabeldatud katte all ja aeg-ajalt ma võtan siis sinna mingisuguste ringide tegemiseks seal, mida iganes elementi või kuhugi on vaja, siis ma võtan sealt vana tervet puitu. Vana, ma võiksin võtta uue puu sealt metsast, aga see pole see. Tal on teine hing ja teine elu. Aga siin enamus inimesi või ma ei tea, kas enamus on, aga kes restaureerimisega tegeleb, see saab väga hästi aru sellest hingest, mis sellele vanale asjal nagu on. Kõige suurem küsimus ongi selle kompromissi loomine. Et mulle meeldis, kuidas Maris rääkis enne neist akendest, et nüüd on see 3 liist ja nüüd on hoopis uus teema, et kuidas on sobitatud, et kui ma siit nüüd vaatan, siis mul ei tohikski, nagu Maris ütles, et siin ei tohikski mul see aken nagu silma paista. Ja ega ta ei paistagi mulle silma, aga kui ma natukene ikkagi vaatan ja mõtlen, siis mõtlen, üliäge vähemalt on korras tipp-top kaken, nüüd on pakett on sissepoole ikkagi kuidagi saavutatud, ega võt siin selle piiri peal on see õhuke koht nagu on ju, et kus see läheb meie see restaureerimisega see piir, et kas me lubame seda või ei luba nagu on ju, et väga keerukate kompromisside loomise koht on nagu on ju. Aga siis ma ei tea, kas teil on omaniku järelevalve kohta küsimusi, nagu, et mis need teie huvid ja vaatused või fookused oleks? Mul on tegelikult küsimus selle sama viimase käsitluse kohta, et ehe versus praktiline, et omal ajal ju ehitati ka tollel ajal teadaoleva parima praktika järgi, mitte ei aetud taga 100 aastat tagasi, ei aetud taga 200 aastat taga vana asja, nagu, et kuidas nagu seal leida see tasakaal? Jah, et kas liiga ei aeta, ütleme, mingisuguse vana asja taga, ei aeta taga liiga vana asja nagu, et täna on meil võib-olla mingis asjas paremad teadmised ja praktikad. Ma pigem arvan, Maris vastab pärast sellele, et kas me mingi asja tegemisel, et me liiga nagu vanaks selle insener peaks tegelikult, ütleme,
Mina tahan öelda, et ma viskan mingi kiiksuga, et insener peaks emotsioonidest hoiduma. Et kas kellegile meeldib natukene vanem või natukene uuem, eks ju, et seal on me pigem alati proovime need asjad jätta arhitektide ja projekteerida, otsustada, kes konstruktoriga ma tahan küll vaielda. See on, me ütleme nii, et nagu igapäevane teema on ju, aga pigem nagu kes loob sellist loomingut ja kuidas inimesed, kus pool peaks istuma või vaatama või mis materjal on pehmem, soojem või külmem või kas kulge, et siin vahetame üldse kõik ära, paneme uue. Näiteks, võtame siis teema kohe üles. Peremees näitas seal hoovis olid paekivid. Ma vaatan sellele peale, mõtlen väga äge, kui saaks kuskil kasutada. Aga näiteks, kui ma kuskil sees, kui te tahate külalisi, ma olen ise 9 hotelli ehitanud, vanalinnas ka mitu tükki ja mis me tegime nende samade kividega, me ikkagi läksime libedat teed ja võtsime Haapsalust selle dolomiidi. Peale mõeld selle asjade üle, et seda peaks saama ju ööveldada ja lihvida ka. Saab. Aga mis see pealispind siis lõpuks jääb? Kui te lihvite ta ära, siis te saategi selle, mis Haapsalu teeb. Aga seal ei ole vana, seal on... Ma tean, et on siit samast karjalaudast pärit. Emotsionaalne väärtuseks. Ma saan aru. Ja siin ju ei olegi midagi, siin ei olegi ju rahalist väärtust, siin ongi emotsionaalne väärtus. Nii et selles suhtes see... Mina ka nagu, ma saan aru, ma nägin, et see kivi seal on, eks ju, et kuidas nüüd kasutada on. Ja nüüd, kui ma astuksin hotellipidaja sinna, siis ma ütlen, et kuidas ma seda, kurat, see on poorne, kuidas ma hoodan seda, mu käigurajad on varsti mustad seal, on ju, et hoia peast kinni nagu on ju, et hotelli ma ei saa seda kuidagi, ei saa ei koridori kuskile ühiskasutuse välja, miks mitte. Järgmine küsimus on üldse need konarused on ju, et kui me üldse ei lihvi teda, siis ta on väga ebamugav, ebapraktiline. Ja kurat, ma ütlen, et mis mul tast kasu on, kui ta on ebapraktiline ja mul hakkad siin inimesed käima ja siis ma ikkagi kaaluksin, et kuhu seda kivi panna. Jah, aga omal ajal oli ja teda puhastati luuaga tõenäoliselt, ega ta muud puhastusvahendid selle ei olnud. Ja osadest karjääridest Eestis, ma tean, tuleb see kivi tuleb ka, et kui see paekivi on kihistunud, et ta tuleb, kui ta roksoniga lükatakse, siis ta tuleb, osad tulevad jumala sirged plaadid ja need on need, kus on varem praud sees on, kus on raud vahele läinud juba ja need tulevad niisugused ilusad siledad, aga osad on siis sellised väga sellised krobelised ja nende peal on väga ebamugav. Siis sa pead selle vuugi tegema, korda paned sinna veel tsementsegu on ju, et siis see kõik on niisugune, ütleme nii, et see, kus on väga intensiivne kasutus, siis seal on ta päeva lõpuks on ebapraktiline. Kahjuks. Et mis nüüd tast siis saab? Kas ma võiks kommentaariks öelda, et mainisite seda, et aknad, et kui me nüüd teeme sisse päris uued või me restaureerime neid vanasid, paneme sinna pakettklaasi sisse. Et küsimus selles, et kui palju me seda vana tahame saada, kui me nüüd läheme ajas tagasi. Mõisaid ehitati kogu aeg ringi. Eks ole ju. Ja ehitati mastaapsetest mahtudes ringi, ehitati tornikesi juurde, lõhuti mingi tiibasid maha. Praegune seisukoht on väga-väga jäik, eks ole ju. See, mis oli, seda me muuta ei tohi, eks ole ju. Et kuigi muinsuskaitsega meil ei ole absoluutselt mingit probleemi olnud, et mida me oleme nagu soovinud ja tahtnud, seda me oleme ka nendega kokku leppinud. Et pigem need tänapäeva siuksel ehitusel on kõige suuremaks probleemiks on see tuleohutus. Eriti nende vanadel mõisatel ju, et seal on küll see bürokraatia on natuke üle võili. Et peaks ikkagi arvestama seda, et kas meil on vaja seda tulevõõpand igale poole panna. Kui meil on see aken nüüd siin sellest seinast, eks ole, ma ei tea, lähemal kui 3 meetrit, kas me peame need vanad aknad siis ka tegema siin tulekindlaks, on ju? Kas me peame sinna panema need karased? Nurka pidi koos siin peaks olema nõuete kohane vahe sees või siis üks klaasidest peaks olema, üks pool peaks olema ei 60, eks ju, või 120 isegi. Aga see on vana ehitus, see ei ole. Ja täpselt, jah. Aga ma arvan, et ma ise olen ka seda meelt, et enne kui me seal
keldrises katlamajas või seal tuli korraks jutuks, eks ju, et kas me kasutame nüüd iga kaabli kinnitusvidin 30 sentimeetri tagant maksab 2,5 eurot, on ju. No, ma ütlen lihtsalt, et ma olen kriitiline, see on müügimeeste hea töö lihtsalt olnud. See ei puutu üldse sellesse, kas sellepärast nüüd tekkinud tuli on natukene suurem või natukene väiksem, et kas ta peab vastu tund aega või 48 minutit, eks ju. No, et me oleme ise erinevatele süsteemidele neid tulekatsutusi teinud, mitte muinsusobjekti puhul, aga suured kaubanduskeskused, eks ju, Solaris näiteks ja siin ehitasime suure andmekeskuse. Meie ülesanne on kahelda, me võtsime tehase sõlme ja see on see nüüd, mis pakub näiteks omaniku järelevalve, ma ei tea, huvilisele insenerile nagu huvi, eks ju. Et me võtsime tehase sõlme, mis pidi 60 minutit vastu pidama ja viisime selle katsetusse, põletasime seda sõlme ja see pidas vastu 3 juhul 48 minutit ja iga kord katkes ta ühest samast sõlmest. Nii et Poola tehas tegi 3 aastat tagasi oma sõlme ümber. See ei pidanud tegelikult üldse vastu sellele, mis ta näitaski. Aga see, kui tuli on juba lahti läinud, eks ju, kas mul on seal 2,5 klamber või tavaline terasest ilma sertifikaadita, see sertifikaadi jutt ma püüan rahulikuks jääda. See on ilmselt küsimus kindlustuskaasuse puhul hakatakse vaatama, kas sul on sertifikaat või ei ole sertifikaat. Ja vastus on ette teada juba. Ja kindlustuse firma argument. Teil ei olnud seda, ja miks te küsite hüvitist? Ärge meie poole rohkem pöörduda selles küsimus. Aga muide, ma tahaks juhtida tähelepanu ka, et on sellist asja ka võimalik, et näiteks ehitusjärelevalve, et või omaniku järelevalve, et kui te ei taha mõnda ehitust vastu võtta, siis on võimalik leida kindlasti ka ehitusjärelevalve, kes tuleb ja leiab 3-4 A4, mis teil on kõik valesti tehtud. Tähendab, ja on võimalik üldse vastuvõtmine lihtsalt nii-öelda tühistada, eks ju. Et tegelikult me kõiki neid norme ja värke ei suudagi tegelikult ülitäpselt nagu täita, on ju. Jah. Ma tahan lihtsalt öelda ehitusjärelevalve kohta, et alguses, kui me seda asja hakkasime tegema, mulle tundus, et see on nagu siukene tellijale nagu liigne koormus või nagu seadusandja poolt nagu peale surutud kohustus, eks ole, aga tegelikult me oleme väga-väga häpid selles mõttes, et ehituse järelevalve, kes meile siin teeb, ta on meile väga palju head nõu andnud ja praktiliselt igal koosolekul me arutame temaga läbi, et kas me läheme niimoodi edasi ja ilma temata me oleks paljusid asju valesti teinud. Kuigi meil on sõlmed ja lõiked ja kõik on olemas, aga vana majaga see ei ole niisama lihtne. Eriti, mis puudutab just soojustust ja siis tuleohutust. Järelevalve poolt on väga-väga palju aktiivne. Teil oli küsimus? Puudutaks omaniku järelevalve vastutust. Et kas teie pika staaži juures on sellist olukorda tekkinud, kus teie otsus on vale otsus, on teid viinud kohtus? Inimene on ekslik, mina olen ka eksinud, aga mul ei ole olnud sellist tegemist, kus ma vale otsus oleks viinud mind vaidlusse või sellisesse. Ütleme, kohtus ma nagu oma töö pärast ei ole pidanud käima, aga olen olnud küll kriminaaluurimise all, kui on ehitusel juhtunud õnnetused, on ju, siis tegelikult käsitletakse neid asju sellisena, et kui juhtub õnnetus, siis alustatakse fataalne näiteks, siis on kriminaalasi ja kõigepealt võetakse kõik letti. Kõik, kes on osalised, protsessi osalised. Et see on, kedagi ei kahtlustata ega midagi, vaid alustatakse uurimisega, võetakse ütlused,
vaadatakse projektid, materjalid, järjekorrad ja edasi, aga kahtluse alla on seatud nagu hoolsuskohustus, eks ju, et kas on piisava hoolsuse või muu asjaga, eks ju, et ja pärast pikka uurimist, näiteks toome Solarise Riplae näite, meil juhtus nii-öelda õnnelik õnnetus tegelikult riplagi, keskus oli valmis saanud ja siis me katsetasime nii helitehnikat kui siis tehnosüsteemide töötamist. Saalis inimesi polnud, aga kino teadupärast hästi suur müra, tohutu müra, 100 detsibellides ja selle tõkestamiseks olid siis spetsialistid välja mõelnud, et me peame tegema õhukindla lae ja me tegime selle lae liiga õhukindla. Ruumis on üks ventilatsioonisüsteem, lae peal on 1,5-meetrised, 2-meetrised torud läbimõõduga. Ja lae peal on eraldi õhuruum ja nüüd meie sissepuhke ja väljatõmbe ventilatsiooni tööle rakendumisel oli 17-sekundiline vahe ja tekkisid erinevad rõhud. Me olime teinud nii õhutiheda ruumi, et tekkis ülerõhk sees. Seansi ajal see rõhk laepealsega, me ei suutnud teha allveelaeva, laepealsega tasakaalustus ja kui seanss lõppes, siis tehti alt uksed lahti, ruumis rõhk langes, lae peale jäi rõhk alles, sest oli õhutihe ja tekkis 4-kordne ülekoormus Riplae riputitele ja kogu see lagi tuli ühes tükis alla. Mille vastu me eksisime, oli see, et see lagi oli tehtud normidele vastandlikult, ehk lae suurus võis olla juhendi järgi maksimaalselt 120 ruutu näiteks, või oli 120 ruutu, aga me tegime ühes tükis, nii et see lagi sai koormuse ja tuli kõik toolide peale alla. Peale seda ehitati kõik kinod ümber Helsingis, Riias, Vilniuses, Stockholmis. Tähendab, kõik need laed olid seal sellised, teistes kinodes. Aga me siis, nüüd võib ka ikkagi sinna kinno minna, aga need rõhud tasakaalustuvad seal. Et kas minu tööga on tekkinud, et ma olen ikkagi kokku puutunud nende asjadega, jah, et ühel hetkel oled sa uurimise all ja vaadatakse kõikidele asjadele silma, et kes siis kuskil eksis, eks ju, See oli väga hea küsimus, ma jätkaks selle samal teemal, et me hakkame seda katusse vahetama. Kui suur on nüüd tellija, kas tellijal on ka mingi vastutus? Kui me teeme lepingu nendega, nad peavad täitma ohutuseeskirjasid, panema ennast sinna karabiinidega kinni ja mis iganes. Aga järelevalve kogu aeg on neil silma peale ei hoia, eks ole, käib korra nädalat meil siin. Tellija samamoodi, eks ole, kogu aeg silma peale ja tegelikult see töövõtja töötab iseseisvalt. Ja kui seal nüüd midagi juhtub, näiteks mõni mees katuselt alla kukub kogemata, et milline on siis selle tellija vastutus, järelevalve vastutus ja edasi, või kas üldse on? Kõigepealt tellija tegema kinnituskohad katusele, kui võite saab oma kinni panna. Ei, see tellija võib olla hambaarst, eks ju, tellija ei pea ehitusest tegelikult midagi teadma, tema ei pea ise mitte midagi rajama, aga need samad asjad, kuidas see ahel on, et ma olen ka selle tööõnnetuse asjad läbi elanud, et kui on juhtunud siin mingid konstruktsioonid on kokku kukkunud ja keegi saab viga, eks ju, et siis jällegi kõigepealt on uurimine ja tehakse selgeks. Aga veel kord, et kui midagi juhtub, siis võetakse kõigepealt kõik leti. Kõigepealt on kõik letis. Ehk et kõik on potentsiaalsed sihtmärgid, eks ju, uurijale, eks. Ja siis see uurimine tegelikult selgitab, aga vastutus, tellija vastutus saab olla selles, et punkt 1, teie vastutus on projekt, et teil oleks projekt. Kui teil ei ole projekti ja te olete tellinud mingi töö, on tööõnnetus, siis
suhteliselt kindlasti saate solidaarse vastutuse endale kirja. Ehk et te saate, keegi ei mõista teid ainuisikulisena süüdi, siis ega tegelikult vaadatakse ka teised asjad. Ma lihtsalt ütlen, et kui teil on olemas projekt, teil on olemas ehitusleping, milles on need samad viited ja asjad, siis suure tõenäosusega teie ei pruugigi olla üldse ehitusvaldkonna inimene, eks ju, või oletegi teise eriala inimene ja te ei pea ehitusest üldse mitte midagi teadma, seda kohustust ei ole. Aga kui te olete tellinud projekti, teil on ehitusluba, teil on registreeritud korrektne ehitusettevõtja, kes on seda tööd teinud ja näiteks omaniku järelevalve, siis ma ütlen niimoodi, et suure tõenäosusega teid süüdi kindlasti ei mõisteta. Et nendes vaidlustes ma olen ise ka osalenud, olen käinud inimesi esindamas, eks ju, või nende õigusi näitamas neile, eks ju. Ja järgmisena võetakse ette siis peatöövõtja, kui teil ei ole peatöövõtjat, ta on üksikud alltöövõtjad, kellega te olete lepingud, siis võetakse seesama alltöövõtja ette, tal peab olema temal endal töö sisekorra eeskirjad, teda peab olema instrueeritud, alltöövõtja ettevõtte vastutav isik peab olema instrueerinud siin toimuvast kõiki töötajaid. Tegelikult ka meie peaksime olema piltlikud töös, kui me tuleme ehitusobjektile, peaksime andma, ütleme, et see on meie ükskõik kas, kogu Eestis see on igapäeva töö, tänapäeval on, kui teha nagu peatöövõtjale siis järelevalvet, siis ükskõik need suuremad ehitusettevõtted, see on eraldi, on iga kord, kui alustad, on mitte lihtsalt, et ma panen sinna allkirja, vaid ma tahangi, et see peatöövõtja teeb meile esimesel koosolekul selle loengu ära, selle instrueerimise ära, milliseid töid ta tegema hakkab ja nii edasi. Et me oleme muidugi seda 100 korda kuulnud ja ausalt öeldes pooled juba teevad arvutiga mingit teist tööd. Kuidas? Mätsime allkirjad enam kõik okei. Jah. Et see oleks siis hea panna lepingu lisaks näiteks sinna, et kus töötegijad, füüsilised töötegijad kirjutavad alla, et neid on instrueeritud ohutustehniliselt. Absoluutselt. Sest mitte keegi ei taha seda, et keegi siin objekti viga saab, eks ole. Ütleme niimoodi, et hea oleks, kui teil, ma ei tea, kas teil on peatöövõtja või ei ole, või te toimetate ise üksikute ettevõtjatega, viite nende tööfrondid kokku, aga üldiselt oleks vaja kõik töötajad tegelikult instrueerida. Kõik töötajad. Ja mitte lihtsalt, et näe, et need asjad on siin, et kirjuta alla, vaid reaalselt kõik ohutusmeetmed, mida me teeme tegelikult inimese kaitseks nagu, et need on need samad, et teeme vahelage või mingid piirded, eks, et keegi kuskil auku ei astuks ja nii edasi, et need ongi inimeste kaitseks ja kõik, mis on sinna tehtud, need ei ole väga kulukad asjad, aga need on, võtavad lihtsalt mingi ajaressursi, et vaja neid inimesi juhendada ja teha nagu, valgused, tulete siia, ma ei tea, kus kuramuse koha pealt ma siin fuja ees nägin, et paistis üles katuseni välja, et me peame nagu selliseid asju, avalikkusest on teada, kui palju on mõisades siin, need paeseinad kukkusid ümber, eks ju. Me ei mõtleme, et kõik on jumala, keegi käigi siin ja nii edasi, mitte midagi ei juhtugi, aga teate, mis katust ei olnud peal, 2 asja, tuli vihm ja tuli tuul, mis lükkas müüri ümber, 2 inimest said surma, eks ju. Et seal on nagu niisugused asju, mille peale, ütleme nii, et maja omanik ei peagi tulema, tema ei pea, tal on selleks ehitaja, tal on selleks ehitusprojekt, et järelevalve, tal peaks olema see tugiisikute võrgustik selline, eks ju, et ta peaks sellega nagu rahulikult toime tulema. Aasta tagasi juhtusin olema volitusel, kus esines ammutatud kohtuekspert. Ja tema tõi oma loengus välja sellise minu jaoks huvitava fakti, et terve Eesti, uue Eesti aja jooksul ei ole ühtegi omaniku järelevalvet
süüdi mõistetud. Küll on tellijad jäänud süüdi, küll on ehitajad põhiliselt. Et siit minu küsimus, et te alguses rääkisite dokumenteerimisest, et kas ja kas, aga kui nüüd karmistada üldse omaniku järelevalve tegevust ja otsuseid kõike isikliku varaga. Sul on kortermajad, autod ja see on nüüd sinu eksid. Kui ei eksi, sul võib olla vastutus palgana ja kõik nii edasi. Kas sel juhul teie esmane esitlus muutuks või ei muutuks? Ma arvan, et selline nagu vastutuse konkretiseerimine, eks ju, mingi isikliku vara või vara panti panemisega või sellise asjaga, see kindlasti paneks mõtlema ja võib-olla lisab äkki mingi hoolsusvalsuse oma tööle, et kui sa juba riskid, aga kui sa saad aru, ütleme selles, mina ei arva, et see paneks ametit muutma, mina arvan ikkagi seda, et kes seda tööd teha tahab, see jätkab selles toimetamises, on ju, et sul ajapikku kujunevad ikkagi sellised reeglid iseendale ka, sisemine kontroll välja, et sa tajud, millistes protsessides sa osaled ja millistes protsessides sa ei osale, eks ju, ma võin öelda, et ma olen niisugune 35 aasta jooksul läinud tülli 2 tellijaga, üks nendest tellijatest oli prokurör, nii et ta tegi mulle 1-0 ära tema amet oli prokurör, nii et ta oli riiklik süüdistaja, ta oli väga osav selles ja ma ütlen, et ega inimene on ekslik, mina olen ka ekslik aga mulle meeldib minu töö ja ma leian, et see lisaväärtus tuleb siis, kui ma suudaksin teie objektil luua oma mõttega, nii nagu siin majaomanik enne ütles, et ta on järelevalvet saanud palju häid mõtteid. Kui saaks ühegi hea mõtte, ma arvan, siis on juba korda läinud. Ma toon täpsustuse, et oli aeg, kus omaniku järelevalve pidi kaitsetete aktid ja ka päeviku allkirjastama. Siis üks nutikas järelevalve pani asja kohtus. Ja nüüd omaniku järelevalve ei pea päevikut allkirjastama, kuna tema käib pisteliselt objektil. Tema ei saa, päevik on ju konkreetselt iga päeval ja võeti see ära. Nüüd ta järelevalve, ma ise olen ka järelevalve, ma selle tõttu mõtlist veel nüüd antud kolleegi ütlusi, et põhimõtteliselt, olgem ausad, ega järelevalve eriti ei vastuta mitte millegi. See on sisemine. Kui sa oled oma ala fanaatik, siis nii palju kui oskad, aga juriidiliselt on väga raske panna üldse järelevalvet vastutab. Mina olen teist meelt. Mina arvan seda, et seadus, kui ma loen seda määrust, siis ma ei tea, mina arvan, et minu võiks iga objekti puhul süüdi mõista Ausalt. Sellepärast, et see määrus on täna sellise, kui te loete ehitusjärelevalve määrust või omaniku järelevalve korda, et minus väga tore kohtuda inimesega, kes suudaks seda määrust 100% täita. See on ma ei näe isegi üldse sellist rolli, et ma peaksin ma ei tea, ma ei ole orienteeritud sellele määrusele. Tegelikult ma ei ole orienteeritud, ma olen ehitusele orienteeritud. Ma arvan seda, et see, mis siin platsil reaalselt toimub, kuidas mingit asja, ma ei tea, kinnitatakse või lahendatakse või asendatakse või ehitatakse või ütleme, et see on see hoopis see kirg, et kuidas seda teha õigesti.
aga see. Ja ega järelevalve ei saa iga selle kruvi keeramist nüüd pealt vaadata. Ei no sellisel juhul ma peaksin olema ju kogu tööaja siin. On selliseid tellimusi ka olnud, et inimesed tahavadki, et sa oledki nagu, mul on endal ka olnud niimoodi 2 korda, et ma olen konkreetse inimese tellimuse lihtsalt, ma olen jätnud teised tööd ära või leidnud sinna endale asendaja ja siis olengi kogu protsessi nii-öelda piltlikult öeldes kõrvalt käinud. Aga see on väga erandkorras, jah. Siis võetakse ekspert. Ma teen ise ka ekspertiis. Kui sa lähed ja vaatad nende täitedokumentatsioon, siis pole sul võtta ei seda, ei teist, ei kolmandat. Kõik on lastud niimoodi, et nüüd on digitaalne. Nüüd ta võtab lihtsalt selle dokumendi, paneb ainult uue kuupäeva ja läheb uuesti. See on lastud nüüd nii lõdvaks, et ma Seepärast ma seda dokumenteerimise asja nagu esile tõingi, et see dokumenteerimine on niivõrd tähtis, et ma ütlen lihtsalt, et 10 objekti, iga 10 objekti järel on vaja ükskord võtta eelnevad asjad nagu välja. Nii et siin ütleme, et see aps oleks väga kiiresti saabuma, kui me ei dokumenteeriks või ütleme. Ühesõnaga, kas see põhiline on tellija ja ehitaja vaheline vaidlus või? Ja, need on põhilised küsimused, kus siis on vaja nagu meenutada, miks mingi asi läheb. Aga on ka niimoodi juhtunud, et ma käin hoones ringi, tunnen, kord põrand on viltu. Mõtlen, oot, põrand on viltu, kuidas? Põrand oli nagu otse. Ja siis hakkad vaatama ümber, seda asju vaatan, klaassein on juba profiilist välja vajunud, vaatan, et kurat, niimoodi seda ehitatud küll ei ole. Siis läksin alla korrusele, vaatan, praod olid laes nagu on ju, ja niimoodi hakkabki argnema nagu on ju. Ja ma lihtsalt tõin ühe näite, kuidas sellest, et kõnnid siin hoones ja saad aru, et siin on midagi viltu, kuni selleni välja, ekspertiisideni ja muude asjadeni, kuni tugevdamisteni selgus. Aga sa ei saa ju kuidagi jälile, kui sul pole dokumente. Ma tahan lihtsalt öelda, et avastasime ühe vea ja enne imet kõik dokumendid olid olemas. Lihtsalt kõik dokumendid olid olemas selle info või selle otsustamise asja jaoks, mis meil oli vaja otsustada. Mainisid tõesti, et teil on olnud konstruktoritega väikest põõrumist või vastupidiseid arvamusi, et me oleme ka väga palju siin konstruktorite kaasabil oma nende konstruktsioonide puhul siin nagu kasutanud. Milline on selle konstruktori vastutus, et kui me näiteks paneme need laetugevdused siia, teeme kõik korralikult ära, siis teeme sinna kipsivalu peale, parandaks ole kandevõime sellega, eks ole ju väheneb. Ja kui miski moment näiteks see konstruktsioon enam nagu vastu ei tea, et see on jälle, kas on ehitaja viga, konstruktori viga, järelevalve või? Jällegi mul on hästi konkreetne ja ümmargune vastus teile. Et kõigepealt võtame kõik letti ja vaatame, mis oli. Ja kui see konstruktor, kui viide oli konstruktorile, te olete ehitanud konstruktori lahenduse järgi ja kukkus kokku, siis ta vastutabki. Aga kui on konstruktor teinud lahenduse ja me oleme teinud midagi teistmoodi, ma ei tea, kas teil kips oli juba projektis sees või mitte, aga panite sinna 5 centimeetrit kipsi, selle võib ju läbi korrutada ja me teame, milline koormus lisandub sinna. Et kui me oleme nüüd midagi siis juurde pannud, ka muide need, üks asi on selle konstruktsiooni enda kandevõime, siis meil tulevad ju see kandevõimel võetakse ka arvesse seda, et teil on 300 kilo lubatud sinna mööblit, inimesi ja muid asju veel peale panna, eks ju, et kui need asjad on kõik projekti järgi tehtud ja see kukub kokku, siis ta vastutab, eks. Aga kui me oleme teinud seal mingit isetegevust või loomingut või kuskil täiendav, seal üleval ongi kõik tehtud nii, aga me oleme siin allkorrusel midagi muutnud, eks ju. Enne ma panin tähele, te ütlesite, et tegite siin maja ümber
drenaaži on ju, noh, et noh, näiteks mõnel juhul, noh, see on siin maja puhul väga kindlasti ülihea ja kui te saate veest lahti ja siis te ei tule enam keldrisse ja muud, aga näiteks on asju, mida ei panda tähele, näiteks puud. Kui puu on teil siin, näiteks oletame, et teil on olnud siin puud, ma ei tea, kas on, kõik on üles kaevatud, ma ei saa praegu aru, aga me mõtleme, et oi, et see puu teeb meile nüüd, ma ei tea, varjab valguse ära või on nii vanaks jäänud juba, et lõikaks ta õige maha, eks ju. Aga tegelikult, mis see puu on, ta on siin võib-olla 500 või 50 aastat elanud või 100 aastat elanud juba, ta on juured ajanud teile sinna igale poole majade vahele, kivide vahele ja nii edasi. Ja nüüd te võtate selle puu ära. Mis nüüd juhtub? Juured kuivavad, mädanevad ära, teie vundamendi kandevõime kaob. Noh, et alati on nendel asjadel niimoodi, noh, mitu poolt, eks ju, noh, et polegi konstruktor eksinud, eks ju, aga me oleme võtnud, kurat, siin tegelikult oleme võtnud puu maja kõrvalt maha, on ju, noh, et puu oli süüdi, on ju, noh, et või see saemees nagu, on ju, noh, et siin seda, sellepärast siin ma tahan öelda, et sellepärast siin ehituses mitte kunagi igav ei ole. Ja teine oli muinsuskaitse nõue, et tuleb vaated avada. Meil on tegelikult palju maha võtmata veel siin. Kuna me läheme vaikselt pausile, et meil oli veel 2 küsimust siin ruumis. Üks ära ikka küsimus. Ei küsida. Ei, tegelikult üks küsimus oli küll, et siin oli enne juttu, et hästi mahukad objektid ja kas järelevalvet teostav isik jõuab igapäevaselt või mitte, et minu küsimus on see, et kas te minivõne ka kasutate? Ehk siis tõlkes seda, et on teil siis mingeid nii-öelda alltöövõttu korras palgatud teisi järelevalve teostavaid ehitusinsenere, kes siis tiimi moodustavad? Jah, minul on väga väike ettevõte, meil on 88 aastast koos oma koolivennaga Tehnikaülikoolist ja meie võimekus on piiritletud, ehk et me oleme piiratud, meil on 2 inseneri, mul on väga väike ettevõte ja ütleme, et kui on siis näiteks mingi hotelli või midagi niisugust suuremat või kaubanduskeskus, kus on siis nõutud ka elektrit, näiteks elektris mul on täiesti tume, ma ei jaga üldse mingit matsu. Ja siis on niimoodi, et siis ma ostan selle elektri järelevalve sisse, et ventilatsioon, küte, vesi on ju, et lihtsalt mul endal ei ole seda pädevust ja seal ma sõna ei võta. Aga kõikidel kohtadel ei ole vaja seda sisse osta, eks ju, et siis, aga ongi see, et mul on väga väike ettevõte ja me oleme, meie võimekus on ma pigem raamis silmas seda, et näiteks kui on hästi mahukas objekt, nagu te rääkisite, et võib-olla ongi vaja niimoodi, et üks järelevalvet teostav isik peaks olema korraga nagu 4 kohas, kui valutöid tehakse nagu laialt, et siin tekkis see mõte lihtsalt selle vastutuse küsimuse pealt, et kui sa ei suudagi füüsiliselt seda objekti nagu järelevalvajale hallata, et kuidas sa suudad korraks vastutada? Olen ise oma vitste pealt niimoodi õppinud, et ma ei kirjuta neid asju alla, mida ma ei ole näinud. Ja see kaitsebki mind. Et ma ei ahmi ennast lõhki selle tööga, et see on üks küsimus ja siis see tagab selle nagu sellise võib-olla järjepidevuse nagu on ju sellel. Aga veel kord, et inimene on ekslik, et sa satud, sa ise mõtled, et sa teed oma tööd ja siis sa satud sellise koha peale, kus näiteks tellija ei taha arveid maksta või peatöövõtja ei ole 4 kuud oma alltöövõtjatele maksnud. Ka selliseid asju on juhtunud. Nii et ütleme nii, et igav ei ole. Aga tegelikult tahaks teha, tegelikult ma ootan, millal ma saaks oma maja hakata restaureerima. Et selle elektri koha pealt tegelikult tipis oli ka raamatupidajatel oli päris kõrgel tasemel elektrotehnika kursus.
et ehitajatel oli ka tõenäoliselt elektroenergia. meil oli elekter, igasugused piinased, puidud, metallid, noh, ütleme, konstruktsioonid olid kõik, on ju. Ja minu meelest oli ka väike arhitektuurikursus, on ju. Nüüd on Tehnikaülikooli toodud arhitektuuri õppetool sisse, nii et jutumärkides toodetakse siis rohkem arhitekti, kellel oleks konstruktiivne taust ka nagu tugevam, on ju. No, et selles suhtes see on väga tervitatav nagu, on ju. No, et... Okay, ma kommenteeriks korraks seda vastutuse teemat, et ma ei tea ühtegi Riigikohtu tasandil lahendid, et omaniku järelevalve oleks süüdi jäänud. Okay. Ja eile õhtul juhtusin lugema 2013 aasta Tartu Ülikoolis tehtud magistritööd, kus käsitleti ka siis seda vastutuse, ehitustegevuses vastutuse küsimust ja et seal on ikkagi see, et omaniku järelevalve põhimõtteliselt meie õigussüsteemi süüdi ei saagi nagu jääda. Ausalt öeldes väga ei ole pidanud sellega nii süvitsi tegelema, et noh, mina rõhun nagu tegelikult sellele, et tegelikult on see sama mis tahes objekti või asja puhul on see tegelikult, see peaks olema meeskonnatöö. See peaks olema meeskonnatöö nagu on ju, noh, et... Mul just oli hiljuti selline suhtlemine omaniku järelevalve teemadel ja siis oli ka nimelt, tuli välja selline seisukoht, et 80% omaniku järelevalve tööst on nii-öelda suhtekorraldus, tellija, ehitaja kogu selle meeskonna vahel ja 20% on see puhttehniline ehituslik osa nagu. Noh, ma ei tea, see on jälle see selline standard, selline 80-20 printsiip nagu. Ma pigem ütlen, et minu töö on 80% on konstruktiivne. Ma ei tea, mulle see kuidagi jookseb sinna välja, et just see ehituslik nagu pool nagu on ju. Isegi mitte see näiteks dokumenteerimine või mida iganes. Ma küll seda rõhutan, aga huvi pakub rohkem selline laastukatused näiteks, eks ju, et ma küll ei olegi ühel objektil peale iseenda kodu seda pidanud tegelema, aga see hoopis see, mida sa ei tea, see on nagu selline, pakub huvi. Jah. Aga klaar siis. Ja, aitäh.